sooviksin rääkida laste immuniseerimisest. Lapse iga teatavasti on siis vastsündinu east kuni 18. eluaasta lõpuni. Eesti immuniseerimiskava kontekstis sisaldab see väga palju erinevaid vaktsiine ja oluline on rõhutada siin seda, et sinna valitud vaktsiinid ei ole kergekujulised haigusseisundid, vaid on tõsised ja ka raskete tüsistustega haigusseisundid, mille vastu Eesti lapsi vaktsineeritakse. Nagu näiteks difteeria, teetanus, läkaköha, poliomüeliit ehk lastehalvatus, rotaviirus, B-viirushepatiit, hemofiilus influenza tüüp B, HPV ja nii edasi. Kahjuks on meil olukord Eestis selline, et väga paljud lapsevanemad on keeldunud laste vaktsineerimisest. Jah, meil liigub sotsiaalmeedias palju müüte, ka palju kogemuslugusid, mis väga sageli baseeruvad üksikjuhtumitel ja loovad küllalt negatiivse pildi vaktsineerimise kasulikkusest. Tegelikult, kui vaadata tõenduspõhiseid allikaid, vaadata allikakriitiliselt ehk võtta maailmast uuringud, kus on käsitletud tuhandeid, sadu tuhandeid või veel rohkema hulga laste vaktsineerimise andmeid, siis need uuringud on leidnud, et vaktsineerimine on väga oluline terviseedenduslik meede laste kaitseks. Vaktsiin on ravim ja iga ravimil võivad olla kõrvaltoimed, aga need on ka väga individuaalsed. Oluline on vahet teha lubatud kõrvaltoimetel, milleks kõige sagedamini on süstekoha valulikkus, punetus ja turse 24 kuni 48 tunni jooksul peale vaktsiini tegemist ja see läheb iseenesest üle. Võib-olla on seal vaja lapsele anda paratsetamooli, kui ta on väga viril, kui tal on kõrge palavik, aga üldjuhul on see ajutine nähe. Võrreldes lubatud kõrvaltoimetega on ka rasked kõrvaltoimed, aga need on väga harvad. Seega, toetudes teaduspõhisele kirjandusele, kus on uuritud väga suurt hulka vaktsineeritud lapsi, saan ma kindlalt väita, et vaktsineerimine on siiski väga tõhus meede, mis kaitseb last ohtlike viirusinfektsioonide suhtes, mida saab vaktsineerimisega ennetada. Tahaksin siin lähemalt rääkida mõnest olulisemast vaktsiinist, mis on saanud Eestis natukene suuremaks murekohaks. Näiteks rotaviiruse vastane vaktsineerimine. Vanemad väga sageli kahtlevad selle vaktsiini vajaduses. Seda tehakse lapsele esimese 6 elukuu jooksul 3 doosina ja kõige suuremaks probleemiks on see, et seedetegevus läheb korrast ära. Kuna tegemist on elusnõrgestatud vaktsiiniga, siis ta võibki põhjustada siis rotaviiruse vaktsiin, kuna ta on elusnõrgestatud vaktsiin, võibki põhjustada vähest kõhutegevuse häiret. Roe on natukene vedelam, võib lõhnata natukene teistmoodi ja roojamissagedus on ka sagedasem. See tegelikult läheb iseenesest mööda, see ei jäta kaugele ulatuvaid tagajärgi lapse tervisele, aga kui me teiselt poolt paneme siia vastu rotaviiruse kui haiguse läbipõdemisega seotud võimalikud tagajärjed, nagu väga kiire veetustumine ehk organismi kuivamine, mida väiksem on laps ja sellega seoses ta vajab valdaval juhul ka haiglaravi. Seega on väga oluline mõtiskleda, kas vaktsineerimisest keeldumine on kõige õigem samm oma lapse kaitseks või on ikkagi mõistlikum teha vaktsiin. Ka leetrid, mumps, punetised
on oluline, kuna väga sageli reisitakse ka väikeste lastega ja ka leetrite vastane kaitse, mõtlen siin kogukonna immuunsuse taset, on Eestis alla 90%. See on WHO poolt ehk Maailma Terviseorganisatsiooni poolt kehtestatud nõue, mis ütleb seda, et kui hõlmatus selle konkreetse vaktsiiniga on madalam kui 95%, siis Eesti kogukonnas kaitset võimaliku haiguspuhangu suhtes ei ole. Samamoodi ei ole siis kaitset ka leetrite puhangu suhtes. Me võime küll mõelda, et kõige olulisem oleme meie pere ja mis mul nendest teistest. Aga iga päev kõik inimesed liiguvad, ka lapsed läbi lasteaias olemise, mänguväljakul, muudes perekondlikes suhtlusringides, suhtlevad omavahel ja seetõttu näiteks, kui me räägime leetritest, siis haigestunud laps, kes ise ei oma kaitset leetrite suhtes, on juba nakkusohtlik 2-3 päeva enne haigusnähtude ilmnemist. Ehk ta eritab oma organismist piisknakkuse kaudu haigustekitajaid tervetele. Leetrite puhul on oluline märkida, et tegemist on väga kõrge nakkavusega haigusega, kus üks leetrihaige võib nakatada kuni 20 tervet seni leetrite vastu kaitseta last. Ja lõpetuseks sooviks rääkida veel ka gripivastasest vaktsineerimisest. Kõige muu suhtes, mis Eesti immuniseerimiskavas on seal lisaks ka gripivastane vaktsineerimine. Gripi vastu saab Eestis vaktsineerida tasuta 6 kuust kuni 7-aastast last. Samuti saavad tasuta vaktsiini 7-aastased kuni 19-aastased lapsed juhul, kui neil on kroonilised haigused, mille põdemine teeb nad rohkem vastuvõtlikuks gripi suhtes. Gripi vastu saab vaktsineerida oma pereõe juures, aga ka vaktsineerimiskabinettides. Gripi suhtes on mõistlik vaktsineerida enne gripihooaja algust. See on siis Eestis tavaliselt novembrist märtsini, aprillini. See periood sõltuvalt gripihooajast võib natuke liikuda varasemaks või hilisemaks, aga kõige parem aeg vaktsineerida on enne gripihooaja algust. Kui laps on 9 aastat või noorem ja ta saab elus esmakordselt gripivaktsiini, siis esimesel korral tuleb talle teha 2 doosi 4-nädalase vahega. See on lihtsalt sellepärast, et ta saab piisava hulga antikehi ja kui ta juba järgmisel hooajal saab gripivaktsiini, siis ei ole enam vaja 2 doosi. See on oluline tähelepanek, mida ka väga sageli lapsevanemad ei tea, kui nad ei ole sellest varem kuulnud. Soovin head tervist kõigile!